Mida kliendid tahavad? Podcasti toob teieni saatejuht ja teenusedisainer Mari Arnover. Tere, armas kuulaja! Täna kutsun ma sind ühele mõnusale bussireisile. Nimelt Lux Express on meid siis kaasa viimas telgitagustesse. Ja nüüd ma paluksin sul kuulaja panna korraks silmad kinni ja mõelda, mis on esimesed märksõnad, mis sul seostuvad Lux Expressiga. Kas see on näiteks filmid bussis, kuumad joogid, väga puhtad aknad, tualett, Tartu, mugavus või midagi muud. Minul on väga selles mõttes pikk ja tihe testi ja kogemus, et sõidan Lux Expressiga tihti. Ja oli ka periood, kus ma siis käisin Pärnus 5 aastat iga kuu loenguid andmas. Ja ma olin väga tänulik selle eest, et pärast pikka loengupäeva ma võin kedagi usaldada, ma ei pea olema selle lörtsi ja pimedaga ise roolis, ma võin välja puhata. Ja olen ka brändijuhtimise loengus toonud siis Lux Expressi sellise väga hea näitena. Nii et täna räägimegi siis kliendikogemuse kujundamisest, et mulle meeldib, kuidas te ka enda kohta ütlete, et te pakute esmaklassilist reisikogemust, nii et väga tahaks teada, kuidas seda kujundatakse ja kuidas see kvaliteet on saavutatud. Nii et tere tulemast saatesse. Liina Kungla, kliendikogemuse juht. Tere. Ja Marlis Soomets, turundus- ja kommunikatsioonijuht. Tere. Kõigepealt ma tahaks teile siis õnne soovida, et Kantar Emor tuli just välja siis uuringu tulemustega, kus siis valiti Eesti kõige kliendisõbralikumat äppi ja tulite top 3, et Smart ID oli siis esimesel kohal ja investeerimisäpp Lightyear teisel kohal. Kuidas tundub, et kas see tuli üllatusena, kas see on suure töö tulemus või see oli kuidagi juhuslik? No kindlasti selles mõttes, et see oli üllatus, aga ka suure töö tulemus. Et me tõesti ei osanud nagu seda oodata, aga meil pidev töö äppi arendamisega käib ja väga palju on sellega ka seotud klientidelt saadud tagasisidet, et mille põhjal me neid parendusi seal kogu aeg teeme, et suur rõõm oli see pronksmedal igatahes ära tuua, et tõesti, et me oleme näinud aastaid tegelikult vaeva ja arendanud seda, et ei ole sellist valmis lahendust, et oleme teinud midagi valmis ja öelnud nii, okei, valmis, tehtud. Et mõtleme 10 aasta pärast uuesti. Et on meil tõesti olnud pidevas uuenduses ja tegelikult on ka praegu, et varsti ilmselt äppi kasutajad leiavad veel uusi põnevaid asju. Väga hea. Ja mis on see, mis klientidelt nagu kõige rohkem sellist positiivset tagasiside praegu üldse niimoodi tuleb, et kui me alustame väga positiivselt? Ma julgen väita, et need on meie bussijuhid. Et tõesti, nemad saavad väga palju kiitusi. Et eks nad on seda muidugi väärt ka oma töö ja hoolega, mida nad teevad. Aga vaieldamatult on bussijuhtide kiitused number 1. Ja kuidas see bussijuhini jõuab? Bussijuhini jõuab see koheselt. Ehk kohe, kui klient on meile andnud tagasiside, et näiteks kirjutabki, et sõitsin täna kell 9:00 Pärnu-Tallinn ja bussijuht oli väga abivalmis ja tore ja sõbralik, siis see jõuab meie klienditeenindusse. Klienditeenindus edastab selle nii-öelda siis vastavasse osakonda ja siis me saadame selle otse bussijuhile. Ehk tegelikult sel hetkel, kui ta juba jõuab Tallinnasse, on oma töö lõpetanud, on väike puhkepaus, loeb oma meile, siis ta juba tegelikult näeb seda kiitust. Ja nad on väga palju käinud ka ise rääkimas, et issand, kui tore, et ma pole veel jõudsin just bussi ära parkida ja juba on kiitus minu käes. Et see läheb neile tõesti väga korda, et tasub kiita neid.
Väga hea. Ma ise mäletan just nagu seda Rakvere liini, et kuidagi jäi üks bussijuht nagu eredalt meelde, et ma küll saan aru, et bussijuhil on standardid, ta peab tervitama ja olema viisakas ja kõik nii, aga et tal on lastud olla ka tema ise, et sellel Rakvere liinil jah, et ma mäletan, kuidas ta rääkis, kui ilus elu on ja kui ilus päev meil kõik ees seisab ja endalgi tekkis nagu pärast see tunne, et tahaks kohe teda kiita, et ja väga paljud ongi need kliendid, kes lähevad otse peale reisi bussijuhi juurde, mis on ka loomulikult väga tore ja väga, väga hea variant. Aga tegelikult meile meeldib ka see, kui nad kirjutavad ja seda kuidagi kirjalikult või siis ka kõnes teevad. Et siis on ka bussijuhil hea lugeda seda, et muidu tal lihtsalt on meeles, et keegi teda kiitis, aga kodus naisele ei ole midagi näidata. Liinale võib-olla lisaks, et mis on nagu ülimalt äge ja mida meie nagu siin turunduse poole peal hästi palju näeme, on see, et kui keegi reisijatest juba, ma ei tea, kui bussijuht seda kõnet peab ja seal poole peal näiteks tabab ära, et issand, et siit tuleb mingi pärl ja seda filmitakse ja see läheb ka sotsiaalmeediasse, et siis on tegelikult me nagu ettevõtte siseselt ja igal pool ka näeme seda vahetut reaktsiooni, inimesed plaksutavad, et seda on nagu üliäge näha, et sotsiaalmeedia levik on andnud nagu ka uued võimalused selliste asjade nagu edasirändamiseks ja nägemiseks, et see on päris äge. See on selline kinnitus, et me oleme midagi väga hästi teinud. Aga et kuulaja kindlasti tahaks ka teada, et kui palju teil on bussijuhte, kui suur on teie ettevõtte tänaseks, et mõned sellised toredad faktid. Me Lux Express Eestis on 163 bussijuhti eelmise nädala seisuga ja 15 on naised, ehk siis circa 10% bussijuhtidest on naised, mis minu arust on väga äge. Võrreldes eelmise aastaga on see number ka kasvanud, nii et ma arvan, et kindlalt nii-öelda tõusujoonel on ka see naisbussijuhtide osakaal. Ja võib-olla selline tore fakt veel, et me oleme tööandjad kõigis Eesti maakondades, et meil on siis bussijuhte tõesti igast Eesti otsast ja ma ei teagi, mis veel. See vanuse teema kõige noorem bussijuht oli ka minu meelest päris huvitav fakt. Kas 26-aastane? 28 või 26. Ja. Et ja selline keskmine vanus jääb sinna 50 kanti, et see müüt, et kõik bussijuhid on pensionärid, ei ole päris tõde ikkagi. Ja, et meil see küll nii ei ole. Meil ei ole, jah. Aga ei, mina just olen nagu hinnanud seda, et kui kindlakäeliselt nad kõik nagu juhivad, et sa tunned, et sa oled kindlates kätes. Ja väga huvitav on klientide reaktsiooni näha, kui naisbussijuht satub rooli. Et mul just nädalavahetusel ema reisis ka meiega, et tuli üksinda ja sõitis Tallinnast Kuressaarde ja nii kui bussi vastu talle läksin, siis esimene lause, mis sealt tuli, isegi tere ei tulnud, vaid tuli, et issand, kui tore naisbussijuht mul täna oli, kas sa kujutad ette, sa pead teda kiitma? Ta oli nii kindel, ma sõitsin nii kindlalt, ma pole ühegi bussijuhiga eelnevalt nii kindlalt olnud, et täitsa selline vau-efekt on ikkagi. Väga äge. Ja ma saan aru, et teie ka tegelikult fännate bussisõitu. Absoluutselt. Ja ma ise eelmine nädal käisin Riias bussiga, et ma arvan, et niimoodi paar korda kuus kindlasti, et mõnikord ka tihedamalt. Et need bussireisid ei ole mitte siis meie jaoks ainult selline puhkuse hetk, vaid siit tuleb ka natuke see teenusedisain nüüd mängu. Ehk see on ka see hetk, kus sa ise märkad asju, märkad, kuidas kliendid midagi kasutavad, mida nad otsivad, kas me näeme, et midagi võiks teistmoodi olla, kuulad, istud vaikselt, kuulad, mida kliendid räägivad, et sealt tuleb väga palju head sisandid ka lisaks sellele, et sa siis ise ei pea autoroolis olema loomulikult. Just see vaatluse pool, et vahel ei osata isegi nagu seda kirja panna tagasisides, aga ma kujutan ette, et kui te näiteks tõite turule nüüd kahekordsed bussid, et oli ju palju ka neid, kes nagu tõesti esimest korda otsivad, ma ei tea, nagi, mida iganes, et on lihtsalt teises kohas, et juba tekitab segadust, kas on vaja viiteid juurde või mida iganes. Just, seal oligi, me tegime esimesed reisid ise kaasa, et istusingi näoga reisijate poole ja jälgisin, et mida nad siis otsima hakkavad esimesena või kus kohas neil on abivajad, kuna kõik oligi uus, buss oli uus 2 korrust oli, kohvimasin asub teise koha peal,
220 asub teise koha peal ja tegelikult väga palju head kasulikku infot tuli sealt, et noh, siiamaani on üks mure meil endiselt veel laual, on need kohvitopsikesed seal, et meile tundus, et on väga hea lahendus, et silma alt otseselt ära, aga samas nagu leitav, aga tuli välja, et kliendid ikkagi ei leia. Ja mis siis on olulisem, kas klient saab kasutada või ta on ilusti silma eest ära? Loomulikult kasutus on ikkagi esmatähtis meie jaoks, et siiani hoidsime sellist head lahendust sellele nüüd, aga väga hea oli see, et me ise nägime seda probleemi, et ükski klientidest keegi meile seda kirjutanud otseselt ei ole, aga samas, kui sa reisid kaasa jälgid, siis sa näed, et see tegelikult on probleem. Ja eriti kui ta kohvimasini juurest ilma kohvita ära läheb, et just. Siis mingi mure seal on. Ja kui palju siis tuleb seda tagasisidet, et ei saanud kohvi juua või? See, et ei saanud kohvi juua tuleb, aga ta on seotud ka natukene meil ilmastikuga, et meil talvisel perioodil olid Eesti siseriiklikud kohvimasinad kinni, välja arvatud siis Tallinn-Tartu kahekordsed, kus me püüdsime teda ikkagi hoida lahti nii ilmale vaatamata, et isegi kui väljas oli -20, siis meie eesmärk oli ta hoida lahti. Mõnikord ta muidugi külmus kahjuks ära, et ei olnud midagi teha, et ilm sai võitu, aga ütleme nii, et suveperioodil on ikkagi väga vähe kohvimasinaga seotud tagasisidet. Et pigem neil ikkagi inimestele maitseb kohvi ja ühekordsetes bussides maitseb kakao väga hästi. Nii et soovitan proovida kindlasti. Ja no teil on tegelikult nüüd ka koostöökogemust ja te olete siis Liina on 10 aastat ettevõttes olnud ja Marlis 5 aastat, et 2008 toimus siis rebranding ja teame siis Lux Expressi sellisena nagu ta täna on, aga et ma saan aru, et teie ikkagi ettevõtte selline väga nagu tugev vundament või et on just nagu see kliendi tagasiside, et tänu sellele olete te saanud kõik arendada selles suunas, et kliendid ütlevad, et jah, ma tunnen ennast turvaliselt, seal on mugav ja mõnus. Et teil on neid tagasiside andmise viise väga palju, et mis on teie jaoks olulised? Tegelikult on kõik olulised, et ei saa ühte teisele kuidagi eelistada, aga ütleme nii, et MPS on see, mida saab iga inimene anda peale reisi, ehk et ja see on nüüd tavainimese jaoks mis asi? Net Promoter Score, ehk et me küsime kliendi käest, et kui palju või kui väga ta meid soovitab oma tuttavatele ja sõpradele ja siis, mis on meie jaoks sealt nüüd see kõige olulisem lahter on siis see avatud küsimus ehk et või avatud kommentaari lahter siis, ehk et kõik, mis sellel kliendil meeles on enda viimastest reisidest, ta saab sinna kirjutada. Ükskõik, mis see siis on, kas mure piletiostul, kiitus, võib-olla mingi murekoht, mis jäi kripeldama, võib-olla mingi segadus, mingi küsimus, mis vajab lahendamist. Et seda me kogume ja seda me väga aktiivselt ka analüüsime. Ehk et kord nädalas vaatangi üksipulki kõik kommentaarid üle ja kui ma näen, et seal on midagi, mis vajab konkreetset vastamist, ehk et kliendil ongi mingi küsimus õhku jäänud, ehk et kes saab siis tasuta vett ikkagi. Et siis klienditeenindus meil kohe tegeleb selle reisiga edasi. Ja kui seal joonistub mingi muster välja, näiteks, et ma näengi, et ütleme, et inimestel on mure, et kohvimasin ikkagi ei tööta, kuigi ta peaks töötama, siis ma saan selle edastada juba edasi järgnevale osakonnale, kes siis saab hakata uurima, et miks siis need kohvimasinad ikkagi ei tööta. Ehk tegelikult ta annab üleüldist tagasisidet, mitte siis ainult juhtide kohta, vaid ka busside kohta, müügisüsteemi kohta ja kõik, mis inimestel kuskil peas on mingid head ettepanekud äkki, kuidas saaks veel paremini midagi teha. Aga samas ma selle tagasiside variandina tooks välja ka lihtsalt tavalised kõned ja kirjad. Ehk et kui klient võtab Lux Expressi klienditeenindusega ühendust, ka see tagasiside ei kao mitte kuskile sealt, vaid see registreeritakse ja klienditeenindaja ise edastab selle õigele inimesele ja siis see õige inimene saab hakata tausta uurima nii-öelda. Ehk analüüsima, kas seda tagasisidet saab teha, kas see on mõistlik teha ja kui on, siis loomulikult seda ka teha. Ja tegelikult ma ei jätaks siit välja ka bussijuhte, sest ka bussijuhid märkavad, et nemad märkavad küll natuke vähem, kuna nemad tegelevad bussijuhtimisega, aga peale reisi inimesed ikkagi lähevad ja ütlevad juhile, et nemad koguvad sellega kokku ja toovad selle samamoodi nagu lauale, et ta jällegi, ta ei jää kuskile nagu ripakile.
ja Marlise poole pealt, Marlise tiim kindlasti tegeleb ka meil sotsiaalmeediaga. Ja, et mitte ainult siis sotsiaalmeedia, aga erinevad keskkonnad siis, kuhu on võimalik tagasisidesid jätta, et olgu selleks ka, ma ei tea, Google või TripAdvisor. Et ja kindlasti me ka püüdleme selle poole, et kõik need tagasisidet saaksid oma vastuse. Kui meil on vaja midagi täpsustada, me ei tea, millal see reis toimus, mille kohta näiteks on mingisugune kaebus, siis me kindlasti küsime selle üle, palume meili peale see info saata, et me saaks tõesti siis detailideni nagu selle asjaga lõpuni tegeleda, et kindlasti ei taha ka seal nii-öelda ongi lahtisi otsi jätta ja kui kuskil probleem on, siis mitte pead liiva alla peita, vaid tegutseda. Ja tagasihoidlik eestlane, et kuulab ära, kuidas bussijuht kõik räägib lahti, et kui küsimusi on, palun tulge, ma aitan lahendada. Ja siis sa istud seal ja mõtled, et mis ma ikka tülitan. Kui palju seda ette tuleb? Seda tuleb kahjuks väga palju ette, et julgelt võib juhi juurde minna. Vahepeatused on meil igal liinil, et julgelt minna ja kurta enda mure ära, et näiteks kui bussis on liiga külm või liiga palav, et ainus inimene, kes seda seal lahendada saab ja kes seda sõidukogemust paremaks muuta saab, on see sama bussijuht sel hetkel. Et hiljem, kui sealt ka tagasisidesse tuleb, et bussis oli liiga külm või liiga soe, siis me kahjuks seda kogemust enam nagu muuta ei saa, et me saame võtta ta teadmiseks, aga sellepärast meil ka juhid seda ütlevad seal, et neil on ka läinud see tagasisida, et nad peavad rõhutama seda, et klient koheselt nende poole pöörduks, et me saaksime seda temperatuuri paremaks ja mugavamaks teha. Nii et kliendi kogemusse saab tegelikult klient juba ise sekkuda? Tegelikult saab. Nii et mida julgemalt me sekkume, seda parem kogemus. Ja kas on veel mõni kanal, mis on selline, millest me võiksime rohkem teada? No, ma ei tea, selles mõttes, et kuidas me nagu seda tagasisidet kogume, et see juba alguses ka tegelikult tuli jutuks, et kuidas me ise ka bussidega ringi liigume, et me kõik oleme ka siit erinevatest kohtadest pärit, et ma ei tea, mina sõidan sageli Tallinn-Tartu liinil, Liina sõidab Saaremaale, et me saame nagu väga erinevat infot ka selle kaudu, et kui me ise nagu ringi sõidame, üks asi on see, kui sa oledki nagu täiesti reisijad, mis sa ise mõtled, et okei, et ma tahaks, et siin oleks veel niimoodi, on ju. Et see võiks olla teistmoodi, ma ei tea, olgu selleks siis mõtled, et käetugi, et miks ta nii kõrgel on. et see võib olla nagu täiesti ja siis teine nagu Liina välja tõi seesama see jälgimine, et kuidas kliendid midagi teevad, et see oli üks päris äge näide oli see, et kui me tegime ka oma TikToki kanalil ühe video siis selle kohta, et kas sa teadsid, et bussiistmeid saab liigutada nagu väljapoole, on ju, et tekitada omale natuke rohkem seda personaalset ruumi. Ja see oli vist kuskil nädal aega hiljem, kui ma ise ka sõitma läksin, siis kohe näed, okei, üks inimene nagu liigutab, järgmine. Et seal oli nagu nii raske aru saada, et kas kõik olid näinud seda TikToki videot või siis võib-olla üks oli seda videot näinud ja siis kõik teised tema järgi, et kuna ma istusin bussis nagu suhteliselt taga ka, siis hakkas nagu malelaud sinna oodustama, et seda oli nii vaadata, et okei, et toimib, et võib-olla oli lihtsalt väga hea nagu nii-öelda liider, et kes esimesena selle asja ära tegi ja siis teised julgesid ka nuppe proovida, et see sellest ka päris palju oleneb, et Ja siis ma tean, et te olete nagu selle reisiteekonna jaotanud 3, et enne reisi ajal ja peale reisi. Et mis siis juhtuma hakkab, et turunduses saab midagi ette planeerida, midagi tagantjärgi kliendikogemuses samamoodi. Ja see sai alguse tegelikult ju teie esimesest sihtrühmast bussijuhtidest. Et jõuame korra sinna tagasi, et tõesti, et mulle tundub lihtsalt, et kõrvalt niimoodi vaadates, et teil on nagu kas väga head koolitused või te valite väga, väga häid tegijaid, aga et avage natukene seda bussijuhi vaadet. Me tegelikult valimisprotsessis juba oleme natukene karmimad, et meil on võimalus valida juhte, ehk et me hindame ära, et
et kas me saame natuke kujundada siin midagi või on ta juba valmis bussijuht täpselt nii, nagu meie seda soovime. Ja loomulikult kõik need koolitused on need, mis on väga olulised, ehk toon siia näitena ametikoolituse, mida me otsustasime teha ise maja sees. Et loomulikult kõik on vastavalt standardile ja nõuetele, aga näiteks see klienditeeninduse osa seal, et muidu nad said terve päeva, kas see on 6 tundi äkki või, saidki üldist infot, mis on klienditeenindus, teooria lihtsalt, aga ta ei andnud praktikas mitte midagi. Ehk meie otsustasime ta teha ümber case study'dena. Ehk need olukorrad, mis bussijuhil juhtuvad igapäevaselt või siis üle päeva, on ju. Et ma põrgatan õhku olukorra ja ma lasen neil vastata või rääkida, et mida nad teevad, mis on reaalsus ja siis ma räägin neile, et mis on nagu ettevõtte ootus ja eeldus sellele ja kuidas nemad seda teevad, et kuidas see kliendile mõjub, et kuidas saab natukene lihvida neid nurki. Ehk et me võtame nagu iga olukorra üksipulki lahti. Ehk sa paned nad korraks ka kliendi kingadesse ja lisaks siis ka näiteks, et kui me lubame välja, et me pakume esmaklassilist reisikogemust, mida see tähendab, kuidas meie nagu tegevused hakkavad siis seda mõjutama, nii et klient meile tõesti annaks tagasisidet, et mulle tundub, et nad pakuvad esmaklassilist reisikogemust. Ja, et kindlasti, eks nad ongi igapäevaselt, sa teed oma ühte sama asja ja sa jääd sinna rutiini kinni, aga kui keegi sind korra sealt välja võtab ja ütleb, et kuule, aga mõtle nüüd ise, ära mõtle nüüd seda kui bussijuht, mõtle seda nüüd kui klient, et kui sina lähed ja sulle nii tehakse, mis tunne sulle jääb, mida sa tahad, et ta sulle teeks, kuidas sa tahad, et ta sind vastu võtaks, kas sina teretad esimesena, klient teretab esimesena, kus sa seisad, mida sa teed, milline su buss välja näeb, kõik need asjad. Et tegelikult on täitsa selline silmi avav, aga nad väga naudivad seda ja tegelikult loomulikult see reaalsus ja meie ootus ei erine nii palju, et seal midagi nagu drastiliselt muutuks, aga lihtsalt on hea nagu aeg-ajalt neile nagu meelde tuletada, et mis me ikkagi oleme kirja pannud ja mida me ikkagi ootame ja eeldame. Ma arvan, et see ongi väga nagu oluline tänapäevane selline kliendi keskne mõtteviis ja me tegelikult ootame ka seda mõtteviisi muutust, et mitte nii, nagu me oleme alati teinud ja enda vaatenurk, vaid just see, et tuua ka klient sisse. Väga hea. Nii, aga siis saame võtta esimese etapi, et mille kõige peale te tegelikult kaadri taga mõtlete, kui on see enne reisi etapp? No see hakkab tegelikult ju sellest, et mis hetkel klient selle otsuse teeb, et kas see on selline pikaajaline otsus, et ta mõtleb juba praegu, et ma tahaks suvel kuskile reisida, on ju. Ja siis ta hakkab seda infot otsima, leiab loodetavasti meid ja siin nüüd ongi hästi oluline see, et meie kodulehekülg oleks üles ehitatud siis selliselt, et klient saab selle vajaliku info, et kuhu me sõidame, mis aegadel, mis piletihinnad, mis soodustused, kõik see ja kus bussid peatuvad, kas see on tema jaoks sobiv, et ta kogu selle info saaks lihtsalt ja loogiliselt siis Luksi lehelt, Luksi äpist kätte, et sealt see juba algab, on ju, siis kindlasti see ostuprotsess, et ostmine oleks võimalikult lihtne, seal oleks olemas need maksemeetodid, mida see klient siis nagu ootab, ehk siis põhimõtteliselt kõik levinum maksemeetodid, sest iga klient ootab midagi võib-olla natuke erinevat. Aga ja samamoodi, et me hästi palju siis optimeerime muidugi ka mobiilile, on ju, et ta saaks telefonis ka need sammud kõik nagu mugavalt tehtud, mitte siis desktopil, et või mõlemas, aga kindlasti me neid mõlemaid nagu kogu aeg silmas peame, et ja täpselt, et kui klient on oma seal pileti juba kätte saanud, siis on oluline, et tal oleks olemas siis kõik see muu info, et kui palju enne bussi väljumist ta peab minema, kus asub tema peatus, millisel platvormilt ta peale läheb ja siis, kui ta on juba jõudnud sinna bussijaama,
siis sõidab buss ette ja siis täpselt siis juba hakkab nii-öelda see bussijuhi roll, et kuidas bussijuht teda tervitab, kuidas see pagasi ärapanemine seal toimub, kuidas on check-in, kuidas ta oma koha bussis üles leiab, kas tal on täpselt, et kas ta sai siis suurema pagasi ära panna ja kuhu ta paigutab oma väiksema pagasi, et niimoodi step by step, et mul on tunne, et sellest võiks hommikuni. See kõik tundubki väga põnev, et mul lihtsalt seostub, et meil oli siin eelmine saade uussisserändajatest, et välismaalased, kes siis Eestisse elama tulevad, et ma mäletan, kuidas üks lugu oli sellest, et kuidas ta sai teada, kui täpsed Eestis ollakse, et ta lihtsalt jäi Lux Expressist maha. Et tema arvas, et peale seda täistundi on veel 15 minutit rahulikult aega, eks ju. Ja teine pool, et QR-kood, et me oleme ju nüüd liikunud paberpiletilt ikkagi selle QR-i peale, et ma ei tea, kui palju neid väljaprinte on, aga et vist on ka nii, et mul ei peagi seda QR-koodi olema, et näiteks mul on nuputelefon. Jaa, me oleme mõelnud igale klienditüübile, ehk et kellel on tänapäeval telefon, tahab ja saab näidata QR-koodi, mis on kõige kiirem variant check-in'iks, siis loomulikult on see eelistatud variant, küll aga kui telefoni aku saab tühjaks või siis tõesti ongi nuputelefon, siis tegelikult piisab ka sellest, kui pilet on nimeline, ehk et pileti peal on reisija ees- ja perekonna nimi ja kui reisija teab enda istekoha numbrit, siis seda bussijuhile öeldes leiab bussijuhte reisijate nimekirjast ka ülesse. Et ta võib küsida täpsustavaid küsimusi, näiteks telefoninumbri 3 viimast numbrit, lihtsalt, et olla veendunud, et tegemist on õige reisijaga. Aga kindlasti ei ole see QR-koodi mitte näitamine takistus, et bussi peale saab ikka, kui pilet on olemas. Ja selleks siis ka need nimelahtrid, et just. Ma olen just mõelnud, et huvitav, miks nad tahavad mu nime teada. Ja siseriiklikul liinil on ta vabatahtlik, ehk et ongi, et endale nagu sellist kindlustunnet tekitada, et kui ongi telefoni aku saab tühjaks või midagi juhtub telefoniga, siis on võimalik saada ka muud moodi nagu bussi peale. Aga rahvusvahelisel liinil on nimi kohustuslik, et kuna seal peab kontrollima kindlasti ka reisidokumente, siis on oluline, et nimi piletil ja reisidokument oleks sama nimega. Ja siis on need lemmikistekohad. Oi, vaata, see tulebki nüüd sellest enda kogemusest. On jah, ja kõikidel on see nii erinev, et kes kus istub, et mina olen tiim 28, mulle alati meeldib istuda vahekäigu pool. Ma ei tea, ma kuidagi tunnen, et mul töötada on ka tegelikult palju mugavam, kui ma istun siis nii-öelda selles bussijuhi taga olevas reas ja vahekäigu pool. Et siis kuidagi mul see täpselt, et kui ma istun teisel pool, siis mul ei ole nii hea nagu parema käega, sest see jääb teise reisija poole, et mul on kõik väga läbimõeldud. Ja samamoodi mulle, mul ju kuhugi kiiret ei ole, aga mulle väga meeldib esimeste seas bussist välja. Ja siis 28 on selle keskmise ukse juures siis, et siis kohale jõuan, siis ma olen peaaegu sama hästi kui juba väljas, et ja mina olen näiteks tiim 24, ehk et need on siis WC-s olevad istmed, ehk et mitte keegi ei istu su selja taga, ehk et tooli seljatuge saab maksimaalselt alla lasta. Et minule meeldib see sellepärast ja jällegi ma olen keskmisele uksele piisavalt lähedal, et ma saan ka esimeste seas välja, samas mul on valida, et ma saan kas eespoolt või tagantpoolt, sest enamus inimesi tahavad minna keskmisest uksest, siis tavaliselt ees uksest jõuab kiiremini välja. siis ma kasutan seda võimalust, et minul on 24 vaieldamatu lemmik, aga ka jällegi vahekäigu pool. Ja miks on see lihtsalt, et kuna ma olen ka reisinud palju ja pikki otsi, siis ma kogu aeg olin 23 ehk et aknaalune, et siis sa saad aknast välja vaadata, sul on nagu terve suur aken, ekraan, terve tee on kasutada, aga reisisin pikka otsa ja mu kõrval istus üks meesterahvas, kes jäi magama bussis ja siis ta nagu kippus õla peale toetuma. Et peale seda ma otsustasin, et ma olen alati vahekäigupoolne, et esiteks ma saan kiiremini välja ja teiseks on see, et kui keegi ka jääb magama mu peale, siis ma saan liikuda nagu vahekäigu poole rohkem. Issand kuvitav, et mina ei ole teie tiimis, mina olen siis küll ka selle vahekäigu või ütleme selle tualeti ees või kuidas te nimetate, mis on 29-30?
Need, mis on selle väikse lauakesega enne treppi. Kohvimasina kohal. Just. Ja mulle nagu tundub, et ma saan oma asjad sinna rahulikult panna, mulle meeldib just, et ma saan olla siis aknal ja kui see koht on võetud, siis ma alati püüan kuidagi arvestada, et kust hakkab see akna liist, et ma tahan kindlasti nagu seda avarat vaadet ja siis ma olen vahel ka puusse pannud, et jah, mõnikord võib sattuda liistu juurde aga meil oma kolleegide hulgas ka, et see on nagu nii seinast seina, et osad sõidavad bussi tagaosas, teised tahavad ees. Väga palju sõltub kellega koos reisid, et lapsed võib-olla mõnikord tahavad ees. Kuigi nad väga sageli on ekraanis ja siis ei ole nagu ka väga vahet justkui, et kui ees siis nagu istud, et see on jah päris huvitav, aga kõigil kindlasti see lemmikiste koht on. Ja veel rääkides lastest, et kui suurelt või väikselt siis saab iseseisvalt reisida? Eesti sees saab alates 8. eluaastast ehk et see on selline, me olemegi arvestanud, et ta on 1. klassi laps, ta tegelikult käib juba koolis üksi, et ta võiks olla piisavalt iseseisev, et saada ka bussis üksinda hakkama. Loomulikult kõik on väga individuaalne, aga siiski me oleme nagu pannud sellise piiri sinna ette, et päris 3-aastane üksinda ikkagi ei tohiks minna, et tal võib tekkida nii palju küsimusi, muresid, kuna bussis peab olema turvavööga kinni, siis keegi peab ikkagi väiksele lapsele meelde tuletama, et turvavöö. Et meil on 8-aastased, aga kui ka klient ostab meie koduleheküljelt pileti ja ta ostab laps kuni 16, siis ta saab meie käest tegelikult automaatkirja ka, kus on kõik need asjad kirjas, kui vana võib laps olla, mida me soovitame kaasa võtta, mida istekoha valikul mõelda, kõik need heliteavitused, et laps teab, kus ta nagu maha saab minna, et tal on telefon kaasas, tal on vanemate kontaktandmed kaasas. Kui midagi juhtub, siis saab alati ühendust võtta. Et me sellised meeldetuletuskirja oleme saatnud, et me olemegi näinud, et kuna lastega on väga palju reisijaid ja lapsed üksi reisivad väga palju ja kliendid ka helistavad ja küsivad, et okei, et mul on 10-aastane laps, aga ta reisib esimest korda üksinda, et kuidas nagu tagada see kõige mugavam ja turvalisem sõit tema jaoks. Ja siis me otsustasimegi turundusega koos, et teeme sellise automaatkirja ja tegelikult samalaadne automaatkirja on ka lemmikloomaga reisimisel. Ehk et väga palju on ka küsimusi, et milline see puur ikkagi sellel lemmikloomal seal olema peab ja kus ta ikkagi on selle puuriga. Et meil on lemmikloom on puuris ja puur on tooli peal ja tooli peal on puur turvavööga ilusti kinnitatud, et kõigil on hea ja turvaline. Kindlasti ei jätta kuskile pagasiruumi või kuskile sellisesse kohta, kus temperatuuri ei saa kontrollida. Et meil reisivad kõik ikkagi mugavalt. Nii tore kuulda. Ja kas enne reisietapis oleme nüüd midagi ära unustanud, kas näiteks kui mu plaanid muutuvad? Jaa, meil on klienditeenindus 24/7 lahti, ehk et ükskõik mis hetkel kliendil tekib mingi küsimus, kas ta soovib piletit muuta või üldse tühistada või tal on täpsustavaid küsimusi, kuidas oma soodustust tõendada näiteks, siis ta saab meiega iga kell olenemata päevast, olenemata kellaajast ühendust. Et seda me ka alguses me olime piiratud tööajaga, aga siis me vaatasimegi, et kuna meil bussid sõidavad tegelikult ikkagi öösel ka ja ka nendel klientidel tekib küsimusi, et paratamatult sa ei jõua kõikide asjade peale mõelda enne reisi, et pead arvestama, et klienditeenindus töötab kella 6-ni näiteks. Et siis me nägime, et väga paljud kõned jäävad vastamata ja kliendid jäävad oma murega ikkagi üksinda. Ja siis me otsustasime, et me teeme 24/7 klienditeeninduse ja aitame ka loomulikult oma bussijuhte, et mitte ainult kliente, et oleme mõlema jaoks olemas. Ja see on vist nagu bussijuhi jaoks ka eriti oluline, et ta ei ole üksinda. Ikka on see, et nagu inimestel ikka, et peale tööaega, et kuidas ma ikka helistan ja küsin sükest asja, aga siis ta võib julgelt võtta telefoni ja helistada ja küsida küsimus ära ja kõik saavad rahus töötada. Sest tõepoolest, et teie nagu teenuse puhul ei ole see 9-5 mingi teema, et see buss võib väljuda millal tahes. Just. Ja jõuame nüüd sinna reisi ajal etappi, et mis siis toimuma hakkab? No reisi ajal siis sama see piletikontroll, sellest me juba tegelikult nagu rääkisime ja siis on kõik
kõik need mugavused, mida siis meie bussides saab nautida, et täpselt see, et kas sa oskad siis seda seljatuge alla lasta ja tooli kõrvale liigutada, et on see piisavalt arusaadav, et kas kohvimasin leiad sa sealt omale sobiva kuuma joogi ja samamoodi, et kas meediaekraan pakub sulle piisavalt neid õigeid võimalusi ja siis ka wifi on ju, et ega see sind alt ei vea, et kõik nii-öelda see mugavuste teema, et noh, see ongi selles etapis ja nagu Liina enne ka ütles, et see on ka see hetk, kus kui midagi on, mõnikord on, et wifi ei tööta ja siis on vaja ruuterile restarti teha, aga seda saab teha bussijuht. Ehk siis on variant A on see, et sa kannatad nii-öelda selle sõidu ära ja saad ilma wifita hakkama, aga variant B, kus siis natukene tulebki julgus kokku võtta ja bussijuhi juurde minna ja öelda, et wifi ei tööta, et teistel on ka näiteks sama probleem, et siis bussijuht saab selle restardi teha ja kõik loodetavasti toimib. Sama on tegelikult selle 220-ga, et vahel on see, et kuna ta käib tegelikult juhil ühest nupust, siis võib vahel juhtuda see, et on kogemata selle nupu vastu läinud näiteks ja see 220 on välja läinud ja siis pärast jälle loen MPS-ist, et muidu oli nagu kõik tore, aga ma ei saanud kahjuks laadida. Ja siis mõtled, okei, tegelikult oleks samamoodi piisanud siin sellest, et lähed korra bussijuhi juurde, küsid, et vabandust, et mul 220 ei tööta ja siis juht kohe kontrollib oma nuppu ja ilmselt see saab kohe lahenduse. Ma just mõtlesin, meil tegelikult jumala äge oleks, kui bussijuhil tuleb kohe mingisugune teavitus, et kuule, see nupp on väljas, et lülita nupp sisse, et siis jääks see vaheetapp nagu üldse ära, on ju, et alati kõik nupud sees. Ja, üldiselt nad ikkagi kontrollivad, aga tead, vahel see inimlik faktor tuleb siin nagu mängu. Aga jah, tegelikult on ka väga lihtsasti lahendatav probleem. Aga ma näen, et te kogu aeg mõtlete teenusarendusele kaasa. Absoluutselt. ja siis on need häälsõnumid, et mina kui selline püsiklient vahel olen vaadanud, et on nad väga sellised lühikesed, konkreetsed, siis on jälle nagu pikemad, et neid ka pidevalt nagu muudetakse. Ja me oleme häälteavitusi ja seda kõigepealt siis bussijuhi tervitust või liini tervitust siis oleme ajas muutnud ja vastavalt siis hetke mõtetele ja klientide tagasisidele loomulikult, et esialgu meil tegi bussijuht läbi mikrofoni seda kõne, aga siis tuligi klientidelt tagasisida, et teate, et liiga pikk on, et tahaks nagu lühemalt midagi, et liiga palju räägite. Ja siis me muutsime seda, siis nüüd juht räägib väga vähe ja siis tuleb eelsalvestatud teavitus. Aga mis on ka selline konkreetne ja kahes keeles, et me olemegi mõelnud nendele turistidele samamoodi, ehk et meil on ta eesti keeles ja ta on inglise keeles, ehk et kui sa oledki turist, esimest korda reisid meiega, et sina saaksid ka selle info kätte. Et see ei sõltuks sellest, et kas bussijuht unustas midagi mainida või mitte, et seda me ka muudame ja kindlasti muudame seda ka tulevikus, et siin Marlisega koostöös on meil plaane ja mõtteid veel, et kuidas ja millele tähelepanu pöörata, mis on ka klientidelt tulnud tegelikult. Ja turist on üldse nagu selline huvitav sihtrühm, et temal on seda eelteadmist üldse vähem, et kui tema näiteks tahab lennujaamast peale tulla, et kui kaua sõidab bussijaamast lennujaama. Ja, et see on ka üks asi, mida me püüame siin järjekindlalt lahendada, et kui sa tuled kuskil vahepeatuses peale, siis ikka võib olla, et see buss jõuab kas natukene siis graafikust hiljem kohale, et kas on tipptund või ei ole? Täpselt, et ja ongi, et bussijaam ja lennujaam Tallinnas on ju nii lähestikku, samas on ikka see, et ta võib sinna jõuda kas 5 minutiga või 25 minutiga ja kuidas siis reisija peaks aru saama, et kui ta tuleb lennuki pealt maha, jõuab sinna bussipeatusesse, kas mu buss on ära läinud või see on alles tulemas. Et muidu juhtubki see, et tõesti läheb siis sees kuskilt küsima, et kas buss on ära läinud ja siis selle aja jooksul lähebki buss ära,
aga see, et noh, me oleme üritanud seda hetkel siis lahendada selliselt, et sellistes peatustes paigaldada QR-koodid, QR-koodi skännimisel, noh, seal ongi see QR-kood ja siis on sildikene, et kus mu buss on nii-öelda, et siis sa leiad selle reaalajas asukoha siis selle järgmisel väljumisel. Et siis on seda võimalik näha, aga samas me saame aru, et see on nagu selline võib-olla esialgne lahendus, aga kindlasti me tahame seda nagu veel paremaks ja veel mugavamaks teha, et seal on ka erinevaid mõtteid ja mida me ka nüüd testima varsti hakkame. See kõlab juba nii armsalt, kus mu buss on, minu oma. Ja, et eks ta vaata ongi, et kui klient on mures, siis ta lõpuks helistabki klienditeenindusse, aga selleks, et ka klienditeeninduse töömahtu nagu vähendada, me saame tegelikult need asjad tehnoloogiliselt nagu lahendada, aga nüüd me otsimegi seda parimat lahendust seal taustal. Et noh, hetkel on jah see, et ta näeb, kus see buss hetkel asub, aga samas ta ei ütle vaata, et kui kaua tal veel läheb, et sinna nagu jõuda. Et noh, nüüd on ilmad on okeid, et nüüd ta enam jälle nii põlev teema nagu ei ole, aga jällegi, kui talvel seal külmas ootama peab, siis noh, ei tahaks seal istuda ja külmetada ja mõelda, et kas ma olen nüüd bussist maha jäänud, kas ma peaks midagi tegema. Ja kui ma võtan siis näiteks kõne klienditeenindusse, et kas ma siis pean liininumbrit teadma? Liininumbrit õnneks meil teadma ei pea, et meil piisab väljumise kellaajast ja sihtkohast ja alguspunktist muidugi ka, et me teame, kust kuhu ja mis kell. Ja selle järgi saab klienditeenindaja siis vaadata, kus see buss hetkel asub. Aga noh, jällegi, et klient saab nüüd seda näiteks Tallinna lennujaamas ise teha, et noh, nagu enne ka rääkisime, siis me teame neid eestlasi, et ega ikka ei kipu minema sinna ja uurima ja helistama, et väga lihtne, tahaks ikka ise teha ja ise teada saada. Ja siis on veel need peatused, et kui ma ikkagi lähen näiteks Rakvere teatrisse ja minu teatri etendus lõpeb nii piisavalt hilja, et ma nibin-nabin või üldse mitte ei jõua enam tagasi, et siis ma saan aru, et teil on tegelikult ka sellest teada antud. Ja, et see on tegelikult üks päris äge nagu näide, kuidas me saame midagi muuta kliendiga koostöös. Et see sama Rakvere teatri teema, meie poole pöördusid mitu teatrikülastajat, kellele meeldib siis Tallinnast käia Rakvere teatris. Küll aga oli siis mure selles, et etendus lõpeb ära, aga nad ei jõua Rakvere bussijaama viimasele bussile. Ja noh, ühest küljest hästi lihtne lahendus, et teatri juures on ka siis teatripeatus, et selle probleemi lahendakski ära, kui see sama viimane buss ilma ühtegi aega muutmata peatuks lihtsalt ka seal peatuses. Ja selleks, et see muudatus ellu viia, et kuna Lux Express toimetab siis nende liinilubade alusel, me ei saa lihtsalt ise heast peast kuskil peatuma hakata, et selleks peab olema ka luba, et siis reisijad pöördusidki Transpordiameti poole. Transpordiamet tegi ka Lux Expressile siis ettepaneku, et seal soovitakse peatust, kas see sobib teile, meile see muidugi nagu sobis, et kui rohkem inimesi saab teatrist käia, siis kõik võidavad, et kultuur ja kõik, et ja selliseid näiteid on nagu veel, et meenub Võru ja Kuperjanovi pataljon, kus siis murelikud emad pöördusid meie poole, et samamoodi, et ma detailides ei tea, aga ma eeldan, et siis see nii-öelda linnaloa kellaaeg on ka siis igal reedel on see täpselt samal ajal ja kuna Kuperjanovi pataljon asub siis veidi, ma ei tea, kas ta on linnast väljas või linna ääres seal täiesti, et siis samamoodi ei jõua need ajateenija viimase bussi peale aga meie jaoks tegelikult ei ole nagu nii suur vahe, me võime alustada seda liini ka siis esimese peatusega Kuperjanovi pataljoni juures ja siis edasi liikuda Võru bussijaama ja siis sealt juba nii-öelda edasi ja jällegi nii-öelda vanemate algatusest ja sellest, et meile see ka nagu täiesti sobis, siis reedel on meil Võru buss rõõmsaid ajateenijaid täis, kes siis pühapäeval samamoodi siis pataljoni tagasi lähevad, et
Need on väga head näited, et me mitte ei käi niisama bussiga sõitmas, vaid me ikkagi klientidena ajame mingeid omi asju ja siis oleks hea, kui see, mis aitab mind punktist A punkti B viia, oleks kuidagi väga nagu sünkroonis, eks. Just, ja bussiga on seda nagu nii lihtne selles mõttes teha, et buss saab ju põhimõtteliselt igale poole, kuhu saab nagu sõiduauto ja kus on mingisugune peatus nagu olemas, on ju, et me oleme alati nagu valmis mõtlema nende lahenduste peale, et aga siin ma tahaks täpsustada, et kas kliendid peaksid ise Transpordiametisse pöörduma või kuidas? No selles mõttes, et seda saab kõige lihtsam on nagu kõigepealt meie poole pöörduda, et mis on üldse need võimalused, et mingite liinide puhul on tõesti see, et võib saada otsustavaks hoopis bussijuhtidel on ka kindel tööaeg, kui kaua nad tohivad roolis olla, on ju, et selles mõttes me ei saagi kõiki liine nii-öelda lõpmatuseni venitada, aga kui see nagu vähegi nii-öelda graafikutesse ja igal poole sobib, et siis meie saame anda nii-öelda oma hinnangu, et kas me saame seda teha ja siis juba edasi saab selle loaga nii-öelda edasi minna, et No praegu meenub ka, et kas te mitte ei paku bussijuhtidele seda vaheldust, et ta ei pea mitte nagu 2 linna vahet sõitma, vaid on 3. linn sinna juurde lisatud või kuidas see oli? Nende graafikud on erinevad, et sa võid alustada Tallinnas ja lõpetada Narvas. Samas sa oled sama grupi juht ja võid alustada Tallinnas, käia vahepeal ära Kuressaares, tulla tagasi, et me pakume neile vaheldust et nad ei sõida edasi-tagasi ühte sama liini ainult. Et nad käivad nii-öelda 3 nurki ja meie selliseid oma väljendeid kasutades selliseid huvitavaid teid. Et ongi hommikul alustab Tallinnas, sõidab esimene liin Tallinn-Pärnu, siis Pärnu-Tartu ja Tartu-Tallinn, ehk siis ta teebki nii-öelda päeva jooksul selle 3 nurga või teine levinud 3 nurk on siis, ma ei tea, Tartu-Narva, Narva-Tallinn ja siis jälle Tallinn-Tartu, et selliselt saab toimetada. Aga siin ongi hästi oluline, et kuna neil ongi see töö- ja puhkeaeg, siis et kõiki seda logistikat nagu teha, siis peab väga täpselt jälgimagi neid aegu, et vahel ongi nii, et buss väljubki 5 minutit hiljem, et näiteks eelmine liin jäi natukene hiljem ja tal on vaja seda puhkeaega täis saada, et siis klienditeenindus kindlasti teavitab kõiki reisijad, et väga vabandame, aga nüüd peab 5 minutit kauem ootama. Et see on meil logistikasse niimoodi ehitatud. Nii, ja siis me jõuame pärast reisi etappi. Et mis seal oluline on? Pärast reisi võib tegelikult ju juhtuda erinevaid asju. Näiteks sa võid ka midagi bussi unustada. Et siin bussijuht enam küll väga suurt rolli enam ei mängi, aga siis tuleb mängu klienditeenindus. Et aitame siis kliendil leida oma unustatud ese ja selleks on meil muidugi partnerettevõtte Cargobuss, kes meid aitab ja abistab ja kuna nemad üle Eesti saavad igale poole neid asju saata mugavalt, mis on kliendile mugav, siis me oleme läinud seda teed. Ja muidugi peale reisi on meil veel seesama MPS küsitlus, ehk et me peale reisi klient on jõudnud sihtkohta, ta on rahulikult juba jõudnud ka koju ja siis ta saab meie käest küsitluse, et kuidas su reis läks. Ja siis sealt tuleb kõik see ülejäänud taust uuesti mängu, millest me eelnevalt ka rääkisime. Ja siis minul oli see küsimus, et ikkagi, et kuidas saavad need aknad nii puhtaks, et sain teada, et see toimub siis peale reisi või ütleme siis tööpäeva lõpus. See on tööpäeva lõpus, et kui buss jõuab nii-öelda koju, siis ta läheb meil täiskoristusse, kus meil koristajad koristavad väga põhjalikult bussi ära. Samamoodi läheb buss väljast pesulasse ja toimetatakse kõik kohvimasina ja tualetiga niimoodi, et ta järgmine päev saaks uuesti minna värskena ja puhtana liinile. Et see on meie jaoks äärmiselt oluline, et ka tegelikult liinide vahel, et kui see buss on juba mingi reisi sõitnud, et kui see klient sinna bussi läheb, et ta ei saaks aru, et see buss tegelikult on kuskilt liinilt tulnud. Et eesmärk on, et kogu aeg oleks puhas, kliendil oleks enda prügikott ilusti kokku voldituna seal sahtlis ja oleks valmis ja ootaks teda. Et kui me nüüd vaatame veel korra seda teenuse arendamise poolt, et mis siis veel on oluline, millest me praegu ei rääkinud, et tuleb see tagasiside ja siis te teete otsuse, et kas midagi saab teha kiiresti, midagi vajab investeeringut,
midagi saab teha nädala pärast. Ja siin ongi erinevaid näiteid, et on ühe kiire näite, ehk et lugesin jälle MPS-i, klient kirjutab, et muidu teil on kõik väga vahva, kohvi on väga maitsev, aga kohvi temperatuur on natukene liiga jahe, ehk et sa võtad kohvi ära, lähed oma kohale ja siis tahaks nagu soojamat jooki saada. Ja edastasingi vastutavale inimesele ja avastasimegi, et nii ongi. Ja ongi jäänud kohvimasina seadistamisel temperatuur liiga madalaks. Ja siis käisime ruttu oma 9 bussi läbi, et õnneks tegemist oli siis 2-kordse bussiga ehk 9 bussi ja seadistasime kohvijoogi temperatuuri paremaks ja andsime kliendile teada, et nii, nüüd me tegime muudatused, olge hea, palun katsetage uuesti ja ootame uuesti tagasisidet. Et see on selline lihtne näide, kus sa saadki, tuleb tagasiside, sa saad kohe reageerida ja kohe saad ära muuta, et ta ei nõua sul investeeringut ega mitte midagi, lihtsalt korra enda aega, et minna ja seadistada. Aga loomulikult meil on ka pikema ajaga näiteid, et noh, seesama GPS. Ja ehk siis see QR-koodi teema ja kus mu buss on, et seda me siin lahendame juba pikemat aega ka, et selliseid asju, mis võtavad nagu kaua ja täpselt, et igasuguse kodulehe arendused, et neid selliselt nipsust nii-öelda teha ei saa, aga samas, et kui see protsess on juba nagu käima lükatud, et kindlasti ei ole tegemist ka mingi mitmeaastase muudatusega, et ma arvan, et õnneks meil on kogu ka see juhtimine ja see, et meil ei ole seda bürokraatiat siis sellises mõttes, et meil kõigil on võimalus oma ideedega ka nagu nii-öelda päris kaugele ja päris lõpuni välja jõuda, et selles mõttes on nagu lihtne on ju, et Aga teil on siis iganädalaselt ees list prioriteete, vaatate uuesti üle, vaatate kaugel on. Ja kindlasti, et erinevatel osakondadel, et ongi, et mainisime, ongi, et IT-l oma list, mis on siis võib-olla tulnudki ka klienditeeninduse poole pealt või kuskilt mujalt süsteemi administraatorilt. Neil on oma list, on ju. Turundus toimetab oma listi järgi, et need kõik ju 100% muidugi ei kattu, aga lõpptulemus on selles mõttes sama, et ikkagi see kliendi kogemus paraneks, et see võib ju tulla ka hoopis erinevatest asjadest, et võib-olla see kliendi kogemus paraneb sellega, et me avame mingisuguse uue liini, on ju, et seal on hästi palju nagu erinevaid nüansse, et mis kelle jaoks nagu oluline on, et ja kui suur see kliendi valu parajasti on, eks? Ja, just, et jah. Aga et kui te olete nagu sellised ikkagi kõrged standardid pannud, et kes siis ütleb, et nüüd on piisavalt hea? Ma arvan, et kunagi ei ole piisavalt hea. Ja vist on jah, et tegelikult ju ongi see otsus, et kuidas me seda teeme ja et see nii-öelda luksi standard, see otsus on võetud vastu juhatuse tasandil, on ju, ja see, kuidas me investeerimegi järjepidevalt bussijuhtidesse, bussidesse ja selle kliendi kogemuse paremaks muutmisesse, et see on meie, ma ei tea, strateegia väga selge osa, et ei ole nüüd nagu seda, et kuulge, nüüd on valmis. Ja, nüüd hakkame puhkama. Ja, et tegelikult ongi, et mis on natukene sellise teenusäri paradoks on ju ka see, et meil on ju tegelikult kõik on nagu väga hästi, aga mingi hetk kliendid mõtlevad, et hästi küll, aga nagu igav, midagi tahaks veel, tahaks nagu veel, on ju, ja eks me siis kogu aeg teeme veel. Mõtleme neile midagi veel. Ja tehnoloogia arenguga me vist ei saagi keegi magama jääda, et kuidas näiteks AI teie äri mõjutab ja nii edasi, et Ja, et see AI teema on ka nagu hästi huvitav, et me oleme bussijuhtidele toonud ka või toomas siis selliseid abimehi, kes, et kui kõige uuemad bussid on ka väga palju varustatud juba kõikvõimalike anduritega, ma ei tea, neil ilmselt on väga peened nimed ka, mida mina siin ei tea, aga see kaameratega juhtimine pluss see, et külgandurid, mis annavad kohe nagu teada mingisugusest ohust ja lisaks need AI lahendused, et mis aitaksid siis bussijuhil ongi nii-öelda keskenduda nagu täiesti 100% sõitmisele ja mis annavad talle ka märku mingitest ohtudest, mida tee peal on võimalik näha, et tänapäeval on need kõik asjad nagu olemas, et me oleme ka siin nüüd seda
õiget valimas ja erinevaid testimas, et mis selle soovitud tulemuse toob. Jaa, no me oleme nüüd teinud ühe sellise väga toreda ringi, et näha, et mida kliendikogemusega kõike teha saab, et kui see on ikkagi tõesti strateegiline otsus, siis see tundub ka usutav, et te tõesti pakute esmaklassilist reisikogemust, et võib-olla, et kas teil on ettevõtetele soovitust, kes alles alustavad nagu selle teekonnaga, et panna ennast rohkem kliendi kingadesse ja tuua seda kogemust strateegia tasemele? No ma arvan, et see ongi see, et katsetad, kuulad klienti, katsetad uuesti, parandad, kogud uuesti tagasisidet, jälle katsetad, et see ühest küljest see on, ma ei tea, mulle tundub küll lõputu protsess, aga et meile see ongi nagu hästi, see on nagu töö osa, et juba see mõtteviis on selline, et ja samamoodi ka jälgida, mis teised teevad, et ei saa ka hästi endakeskseks jääda, et võib-olla keegi teine on mõelnud mingi väga hea lahenduse, mida saab ka enda ettevõttes kasutada, et me käime väga avatud silmadega ringi. Ja ma kujutan ette, et ei jälgi ju mitte ainult nagu logistikaettevõtteid, et ikka kõike laiemalt. Kõike, ja. Sest klienditeenindus samamoodi, et ma hindan ka meie klienditeenindust ehk et kuidas tema kliendiga suhtleb, kas ta pakub piisavalt abi, kas ma saan seal midagi parandada, sealt tuleb kõik see info, et kas meil koduleht on piisav, kas klient leiab üles, kui tal on mingi mure, kõik see iseteenindus tegelikult tuli üldse ka läbi selle, et kliendid soovisid oma pileteid muuta, sel hetkel oli meil klienditeenindus lahti ainult teatud aja, me ei olnud 24/7 ja tekkiski see, et okei, aga kuidas ma saan seda piletit muuta, kui klienditeenindus kinni juba on. Ja siis meil tuligi see iseteenindus, mis tänaseks päevaks väga hästi töötab. Ja kliendid on ka omaks võtnud, et kohe oskavad küsida ja näevad, et seal on väga palju kasu neile endale. Ja kas te tahate ka natuke saladusloori kergitada, et mis teil veel põnevad plaanis on, midagi tulemas, mis suunal oodata? No suvi on tulemas, et suvel on alati nagu see, et kus me avame nii-öelda ka hooajalisi liine, et see on siis see, mis nii-öelda ma ei tea, mis nii-öelda tavahooajal võib-olla ei toimiks, et sellised puhkuseliinid ja kliendid juba teavad nagu oodata, et minu arust klienditeenindusse juba küsitakse, millal see liin tuleb, et ma ei tea, jah, et osadele liinidele meil tuleb nii-öelda seda suvist mahtu juurde, aga siis on täiesti, on meie Palanga Klaipeda liin alates eelmisest aastast, et see toimis nagu super hästi ja kui alguses oli võib-olla väike hirm, et kui palju Eestist neid reisijaid nii kaugele ikkagi nagu oleks, et siis tegelikult oli see väga üllatav, et üle 1000 eestlase jõudsid meiega Leedu Kurortlinnadesse suve nautima, et sel aastal kindlasti on eesmärgid veel kõrgemad, et me oleme just siin 2 suve avastanud Lätit niimoodi igast küljest ja nüüd tõepoolest, miks mitte Leetu minna? Ja, et paljud ütlesidki, et see tuli täiesti, mingitel hetkedel väga palju käidi seal ju ka kooliekskursioonidel, siis vahepeal kuidagi oli see teema nagu nii ära vajunud ja nüüd on see hästi nagu uuesti pilti tulnud, et olles ise ka mingite reisiajakirjanikega näiteks rääkinud, et nad on ka kinnitanud, et see on nagu teema ja mitte siis ainult siin nagu Baltikumi siseselt, vaid ka üldiselt rahvusvaheliselt, et kui Vahemere ääres need temperatuurid hakkavad taluvuse piire ületama kuumalainete ajal, et siis otsitaksegi aktiivselt alternatiive, et sellistel, ma arvan, et Baltikumi kuurortitel tuleb selline kena suvi. Loodame. Meil hakkab vaikselt aeg otsa saama, et mina võtan omalt poolt kokku selle, et siin kõlas siis teenusedisaini mõtteviisi koha pealt väga palju toredaid mõtteid, et kõik algab strateegiast, mis on ikkagi see standard, mida me siis igapäevaselt taga ajame.
siis see, et me vaatleme, me läheme ise, paneme ennast kliendi kingadesse ja mitte ainult ei oota, et nad meile kirjutaks ja helistaks. Siis me tõepoolest väga tihedalt vaatame selle tagasiside üle. Me suhtleme siis teenusepakkuja ehk otsese teenusepakkuja ehk bussijuhiga. Püüame neid märksõnu ja neid väärtusi ikka igapäevaselt läbi nende siis võimendada. Ja mis veel? Ka see, et just see disainmõtlemine, et mõista, testi, arenda, et me ei pelga, et asi võtabki aega ja seda tulebki nagu palju testida, aga nii need asjad saavadki paremaks. Et kas teil on midagi head ka kuulajatele või ütleme ka teie sõitjatele öelda? Võib-olla seda, et kutsuks ikkagi üles, et kui neil on mure, mida saab kohe lahendada, et julgelt pöördugu siis bussijuhi poole või kui tegelikult ikkagi päris bussijuhi poole otse pöörduda ei julge, siis klienditeeninduse vahendusel saab ka seda infot edastada reisi ajal juba, et see reisikogemus oleks maksimaalne ikkagi. Ja, et ma arvan, et samasse suunda, et ongi, et meie saame luua nii-öelda selle keskkonna, aga osa sellest tuleb ka reisi ajal nii-öelda ise siis ära teha, et olla ka kaasreisijate suhtes hästi mõistev, et kindlasti see on ka nagu selline oluline osa ja nautida reisi. Ja siis need, kes ei ole ammu bussiga reisinud, et mina julgustan küll, et jätke seekord auto koju ja nautige kõiki neid mugavusi, mida Lux Express teile tänasel päeval pakub. Ma loodan, et oli huvitav kuulamine ja inspireeris ka oma ettevõttes kliendikogemust edasi arendama. Mina tänan ja kuulmiseni!